kauges külas vanaema juures elasin kord kogu suve. Vanaema ja mu armas vanaisa, aga noorel mehel neist ei piisa. Jooksen randa, kodukandi randa, et saada pruuniks, teiseks juuniks. Võtan kaasa reketid ja maki, kuid rannas on vaid üks võrku paikav papi. Siin kauges külas teisi näinud pole veel. Tühi rand ja Nõmme liivatee. Minu jaoks on käramine kindlasti väga oluline, et need kõik need muud võimalused, nagu sa nimetasid, Facebookid ja muud, et seal ju me ei kohtu. Seal me füüsiliselt inimesega kokku ei saa, vaid me oleme mingis teatud keskkonnas ja kujundame ise oma mingid seisukohti. Aga kui me tuleme kokku ja kärame, siis kellegi käramine annab hoopis sellele esimesele kärale hoopis teised mõtted, et käramise ja üldse selliste erinevate kokkusaamiste, olgu see ümarlaua vormid või mingi muu. Nende oht ongi see, et me teeme ära selle, oli tore, lähme laiali ja midagi ei muutugi, edasi ei tehtagi. Et siin on ju igas inimese endas kinni, et sa võtad siit selle käramise tulemused kaasa ja lähed hakkad tegutsema. Siin ei ole pangaautomaati, on vaid naati, palju naati, ega võib kaasa ka laulda. Pole pood noori, pole ükki poodi, miski pole tänu taevale linna moodi. Jooksen randa, koduküla randa, et saada pruuniks, teiseks juuniks. Siis on piidu, teise kodukandi piidu, seal on noored, teised noored. Siin kauges külas teisi näinud pole veel. Tühi rand ja Nõmme liivatee. Mul omal oli ka pisuke kahtlus. Mõtlesin, et sa tead nagu kõike juba, aga piisab ühest väikesest rosinast ja siis saad aru, et see päev tasus ennast täiesti ära. Ja kui selle rosina ümber saad sa tekitada seoseid oma kogukonnaga, oma asumiga, oma tööga, oma elukutsega, siis ma arvan, et see on ju täiesti tasuta saadud võimalus arenguks ja miks seda mitte kasutada. Sa hakkad ennast vaatama ka peeglis ja sa julged endale tunnistada, mis osas on sul veel võib-olla arenguvõimalusi ja mis osas võid sa teistele võib-olla mingisuguseid ivakesi pakkuda. Et võib-olla on kõige rohkem õppimisvajadusest nimelt vallajuhtidel, vallaametnikel. Mul on tunne, et me oleme jõudnud praegu ajajärku, kus kogukond on mõnes mõttes isegi arenenud ja nüüd tuleks nad kokku panna ja siis areneb ka Eesti elu. Et ei tekiks selliseid tobedaid tõrkeid, et ma olen rahajaga ja ma olen valitseja, vaid kuula kogukonda ja sealt tuleb ikka väga häid mõtteid. Et mina praegu küll täiesti särisen niisugustest mõtetest, kuidas vallavanemana paremini oma väikest Ruhnu kogukonda teenida. Korraks vaatan selja taha veel, tühi rand ja Nõmme liivatee. Korraks vaatan selja taha veel, tühi rand ja Nõmme liivatee.
palju, ja ka näha seda oma piirkonda kõrvalseisja pilgu läbi, kellegi teise pilgu läbi, mille peale nagu öeldakse, kas tõesti teil on nii? et keegi ütles, et mõnel pool on meri ümber, mõnel pool on järv ümber, mõni on kükka otsas, mõni on orus ja see erinevused, mis siit välja tulevad, mõtted, mis siit välja tulevad, tegelikult on ikkagi kohandatavad ka ju meie juures. Selles mõttes, et siin on täna nii palju välja öeldud mõtteid, mida me igaüks ise saame ära teha, et mis tegelikult ei nõua pingutust. See on see koht, kus me saame ise teha ära midagi. Et need valdkonnad, mida täna arutatakse, on nii erinevad.